Õnnistatud pühapäeva hommikut meile kõigile, kes me oleme täna siia jõudnud ja tulnud. Ja Jumal on meid juba väga eriliselt ette valmistanud. Ma arvan, kui me seda tähele oleme pannud, kui me oleme tulnud siia läbi kauni kevade ja kõige selle loodu, mida Jumal on meie ümber loonud nii kaunisti. Ja kellel tõesti silmad on, siis need näevad ja ka kõrvad abiks võtavad, siis nad ka kuulevad midagi. Mitte ainult seda infomüra ja kõike seda, mida inimene on tekitanud, vaid meil on võimalik kuulda ka Jumala häält läbi laululindude. Ja kui meil on kõrvad, siis me kindlasti ka kuuleme seda. Ja veel enam, kui me kõike seda tähele paneme, siis me võime kuulata ka Jumala häält nende kaudu, sest Jumal on pannud ka lindudesse ja loodusesse oma täiuse ja me võime seda nautida ja vastu võtta. Ja ka selle nädala moto, kui me oleme tähele pannud meie kalendrites, siis selle nädala moto on ka uuendatud inimene. Ja tõesti me kõik soovime, et ka Jumal meid täna uuendaks, nagu ta loodustki on uuendanud ja seda ta on lubanud teha. Ja ta teeb täiesti uueks. Ja me võime teda selle eest tänada 2 lauluga, mida me alguses laulame. See on number 48, Kristus on kuningas, ja kõik loodu maa ja mere peal on number 21.
õnnistatud pühapäeva ka minu poolt, armas kogudus. Enne kui me jääme alguspalvesse, ma loen ühe kirjakoha, see on Pauluse esimeses kirjas Thessaloniklastele, 1. peatüki, see on kõik 10 salmi ja me võime tõusta. Paulus ja Silvanus ja Timoteos ja Issandas Jeesuses Kristuses, armu teile ja rahu. Me täname alati Jumalat teie kõikide eest ning tuletame teid meelde oma palvetes lakkamatult, meenutades teie usutegu ja armastuse tööd ning kannatlikkust lootuses meie Issandale Jeesusele Kristusele, Jumala ja meie Isa ees. Teades, et teie Jumala armastatud vennad olete valitud, sest meie evangeelium ei tulnud teie juurde mitte ainult sõnaga, vaid ka väega ning püha vaimuga ja väga kindla veendumusega, nagu te ju isegi teate, missugused me olime teie seas teie pärast. Ja teist said meie ja Issanda järgijad, kui te võtsite sõna vastu suures viletsuses püha vaimu rõõmuga, nii et te olete saanud eeskujuks kõigile usklikele Makedoonias ja Ahaias, sest teie juurest on Issanda sõna kostnud mitte ainult Makedooniasse ja Ahaiasse, vaid ka igale poole on levinud teie usk Jumalasse. Nõnda on, et meil pole tarvis sellest midagi rääkida. Ise nad ju jutustavad meist, kuidas me oleme tulnud teie juurde ja kuidas te olete pöördunud ebajumala eest Jumala poole teenima elavat ja tõelist Jumalat ning ootama taevast tema poega, kelle tema on surnuist üles äratanud Jeesust, kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. Ja me võtame eestpalvesse kaasa ka tänase aastapäeva koguduse, kelleks on Karmeli kogudus, ja sünnipäeva laps nädala sees on Olga Odins-Hova. Ja me mõtleme ka palvest tema peale. Ja eestpalve kogudus on meil jätkuvalt Rakke kogudus ja õde Tiina Tepo, kes seal eesotsas juhatab, ja meie palvetame. Meie Issand, me tuleme sinu ette sellel pühapäeval ja me palume, Issand, sinu õnnistust siin paigas sellele koosolekule ja ka kõigil mujal Eestimaal, kus sinu sõna täna kuulutatakse. Issand, kinnita usklikke veel oma sõnaga selles ajas, kus me täna elame. Issand, õnnista meid igal ajal, igal viisil ja aita meid ära tunda kõike, mis on ees. Issand, me palume sind, õnnista ka Rakvere kogudust, Karmeli kogudust, selles paigas, kus nemad teenivad. Issand, sina näed nende puudusi, vajadusi, kõike, milles nad on oma palved tõstnud sinu poole. Issand, kuule sina neid, aita, Issand, neid, et see tee, mida nad käivad, võiks olla hästi ja sinu raja peal igal ajal ja igal viisil. Issand, me palume sind ka jätkuvalt Rakke koguduse pärast, selle karjakese pärast, kes seal koos käib. Kinnita, Issand, sina neid sõnaga, ärata, Issand, kõiges, milles neid on tarvis. Ja Issand, me palume ka sind Olga pärast seal paigas, kus tema viibib oma vanas eas. Ja Issand, ta on ka leidnud sind ja rõõmu sinus oma elu noorematel päevadel. Issand, sina tead tema praeguseid hetki, tema seisundit, aga ta on võinud hüüda appi kord sinu nime ja selle peale ta võib alati lootma jääda. Issand, õnnista teda selles paigas ja õnnista, Issand, meid täna siin. Ja me täname, Issand, sind kõigi aegade ja armuaja eest, mis meie käes veel on. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Eile oli võimalus olla meie suve pealinnas Pärnus ja nautida ka selle linna ilu ja kõiki neid kauneid hooneid, villasid ja mis iganes. Ja ka need ilusad parke, mis on ranna ääres. Ja kui me seal Riinaga jalutasime pisut, siis seal võis kuulda väga erinevaid hääli selles pargis.
Kõigepealt juba eemalt kostus meremühin, mis väga südant soojendas, kuigi oli väga külm tuul ja suured lained. Ja samas kuulsime puude otsas linnulaulu, rästad laulsid väga tugevalt ja veenvalt ja seda oli ilus kuulata. Kuid oli üks häiriv asi ka kõige selle ilu juures. Sealt kuskilt eemalt tuli väga kõva muusika ja me võime seda nimetada tümakaks, noored mõistavad seda, palju vanemad ka. Ja see kangesti häiris. Ja siis tekiks niisugune konflikt, et ühelt poolt see ilu ja ilus linnulaul, kindlasti see oli Jumala poolt inspireeritud. Ja siis see, mis need inimesed on loonud selle oma arusaama järgi ja arvad, et see on ka ilus. Ja siin elus muidugi me kohtume ja puutume kokku erinevate häältega, väga kõrgete ja väga madalate ja väga tugevate ja vahel peame kõrvad kinni panema. Ja see on elu, mis on meie ümber. Ja mul sellega seoses tuli sõnum, mida ma tahtsin lugeda Markuse evangeeliumi 1. peatükist 21. kuni 26. salmini. Selle pealkiri on, et Jeesus ajab inimesest välja rüveda vaimu. Ja nad läksid Kapernauma ja ta läks hingamispäeval kohe koguduse kotta ja õpetas. Ja nad hämmastusid tema õpetusest, sest ta õpetas neid kui see, kellel on meelevald ja mitte nõnda nagu kirjatundjad. Ja nende koguduse kojas oli parajasti inimene, kelles oli rüve vaim. Ja see kisendas, see rüve vaim kisendas. Ning ütles, mis meil on tegemist sinuga, Jeesus, naatsaretlane, oled tulnud meid hävitama. Ma tunnen sind, kes sa oled, Jumala püha. Siis Jeesus sõitles teda ning ütles, ole vait ja mine temast välja. Ja rüve vaim raputas teda ja läks suure häälega kisendades temast välja. See on väga huvitav küsimus, et mis on meil tegemist sinuga. Ja tõesti, kui me nii mõtleme, et ega ei oleks vaja küll tal olla tegemist meiega, kuid ometi ta tahab ka meiega tegeleda siin maa peal. Ja olles väga kuuldav ja tahab oma võimu näidata. Ja kindlasti ta eesmärgiks on inimest hävitada ja seda juba maailma loomisest saadik. Ja ka Peetrus hoiatab oma esimeses kirjas 5. kuni 8. salmini. Olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu möirga ja lõukoer, otsides keda neelata. Nii et siin on ka üks tugev tegelane ja tugev hääl, mis tahab meid neelata, tahab meid hirmutada. Ja nendest lugudest on meil kindlasti palju õppida. Et kurjus tahab näidata oma võimu siin hukkuvas maailmas. Ja kuivõrd tähtis ja oluline on siis selles maailmas kuulata Jumala häält, mitte hingevaenlase häält. Ja ka eile, kui me seal pargis jalutasime, siis kuidagi see pilt lõi eriti esile veel, et need kaks jõudu siin omavahel püüavad konkureerida või võidelda. Ja me saame ka teinekord aru, et see tümakas ja see vali hingevaenlase muusika võib-olla tõesti nagu summutab selle õige hääle, mida me tahaksime ka kuulda. Ja tema eesmärgiks ongi, et viia inimesi eksitusse. Ja teinekord tal ei pruugigi seda hästi kõvat häält teha, vaid ta võib ka rääkida väga vaikselt, väga meelitavalt, tehes erinevaid pakkumisi, meelitavaid pakkumisi. Ja tõesti see on ohtlik ka tänapäeval,
et ka me väga paljud laseme ja oleme lasknud ennast sellest segadusse viia ja ei tahagi enam hea karjase häält kuulata. Kuid meil on siiski see pool väga tähtis ja väga oluline ja mida me ka kõik soovime, et lambad kuulevad tema häält ja ta kutsub lambaid nimepidi ja viib nad välja. Ja kui ta on oma lambad välja ajanud, käib ta nende ees ja lambad järgivad teda, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrast nad ei järgi, vaid põgenevad tema eest, sest nad ei tunne võõraste häält. See on Johannese evangeeliumisse kirjutatud 10. peatükki ja 2-5. Ja kui hea on siiski teada, olles osaduses Jumalaga ja kuuludes tema karja hulka, me eristame tema hääle ja tahame seda kuulata. Ja kindlasti meie kristlastena oleme ka igaüks kogenud seda, et vahel ka kui me tahame olla Jumalale väga lähedal ja oleme palveski teinekord tema ees selles igatsuses, siis tulevad ka meilt segama vahel teinekord need võõrad hääled ja mõtted ja mõjutavad kuidagi meie tähelepanu eemale. Ja võib-olla me ei olegi enam kindlad, kas Jumal saadab meile õigeid signaale või on see hingevaenlase sosistamised. Ja selleks on ka kindlasti omad põhjused, et kui me enam ei suuda eristada. Ja kindlasti on üks põhjus see, et me oleme midagi võib-olla viltu teinud, ei ole olnud Jumalale meelepärased ja oleme olnud sõnakuulmatud isegi võib-olla. Ja see ongi põhjustanud selle, et me ei suuda eristada enam seda Jumala häält, mida me tahaksime meeleldi kuulata. Ja me ju teame ka piiblist lugus ju, kui meie esimesed inimesed, Aadam ja Eeva, tegid midagi, mis Jumalale ei meeldinud, siis nad peitsid ennast ja nad ei tahtnud Jumala häält enam kuulda. Ja see on ka tänapäeval ju nii, et karta ja peita ennast Jumala eest. Sellepärast, et Jumal ju, kui ta hakkab meie vastu rääkima, siis ta ju puudutab meie südameid. Ja siis me peame hakkama mõtlema oma elatud elu peale ja võib-olla tunneme isegi vahel hirmu sellepärast, et me oleme äkki valesti elanud. Kuid me ei pea niimoodi edasi minema. Me võime alati tulla Jumala juurde. Ka täna on see armupäev veel meie käes ja paluda andeks ja kindlasti seda läbi Jeesuse ja seda ta on meile ka tõotanud. Ja kui me oleme kogenud seda uut puudutust, siis see Jumala hääl hakkab meid jälle juhtima. Tihtilugu on ainult see küsimus, et kas me oleme valmis kuuletuma sellele häälele, sest see toob kaasa kindlasti millestki loobumist, võib-olla toob meile ellu raskusi ja me ei tea iganes vahel, mis meid võib ees oodata. Ja kui me vaatame ka piibli lehekülgedele, siis üks ilmekas lugu, mis mul tuli ka meelde, me võime lugeda seda juba vanas seaduses prohvet Jesaja päevilt, kes teatas vabatahtlikult, et läkita mind ja me võime lugeda Jesaja raamatu 6. peatükist 5. salmist edasi. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud, seepärast, et ma olen roojane mees huultest ja elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede Jehoovat. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altarilt. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin,
vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja tema ütles, mine ja ütle selle sinasele rahvale. Kuulge kuuldes ja ärge mõistke, nähke nähes ja ärge taibake. Aja rasva selle sinase rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning suleda silmad, et oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. See on niisugune sõnum, millest kõigepealt võib-olla ei saa arugi, et see on natuke nagu vastumeelne, aga võib-olla kui me mõtleme täna selle päevale, võib-olla seesama olukord, me näeme rahvast enda ümber, kellel on silmad ja kõrvad, aga nad ei näe ega kuule. Ja nüüd prohvet Jesaja pidi veel seda kinnitama neile, et muutugu teie kõrvad veel kurdimaks ja silmad veel tumemaks, et te seda ei näeks. Ja teinekord ongi nii, et me ei saa aru võib-olla sellest Jumala plaanist ja püüame teha eneseplaane, kuid siin oli, prohvet Jesaja oli sõnakuulelik ja oli Jumalale kuulekas ja see talle võib-olla ei meeldinud ja ka meile, kui me saame ühe sõnumi võib-olla Jumala käest, et tee seda või teist, ega see ka meile alati ei pruugi meeldida ja võib-olla on ta isegi teinekord ebaloogiline. Oma mõistus nagu räägib selle vastu. Kuid see siiski sõnum on meile kõigile ka täna ja me võime ka mõelda, kas me oleme valmis kuuletama Jumalale, Jumala häälele. Ja kindlasti me soovime, et see oleks meile väga meeldiv, et see meid ei raputaks, et see ei paneks meid raskesse olukorda. Kuid miks Jumal peaks andma meile kergemat? Ja kui ta teab, et me ei suuda seda täita. Ja see on küsimus meile ja võib-olla sellepärast Jumal teinekord vaikib ja ei annagi meile mingisuguseid korraldusi. Ja tuleb ka meelde lugu Abrahamiga, kui ta oma poega pidi ohverdama. Milline kuulekus, mida me inimestena ei suudagi mõista, et ohverda oma poeg. Ja siis tuua ennast siia kõrvale ja kui raske on teinekord loobuda mõnest meeldivast harjumusest, siis on tõesti häbi selle Abrahami loo kõrval. Ja kui kerge on teinekord kaotada see Jumala hääl oma südames, kuid Jumal soovib siiski, me oleksime temaga pidevas osaduses iga päev ja kuulmises ja vestluse osaduses ja tema soovib alati sinuga vestelda. Ja kui me selle loo lõpetuseks kõike mõtleme nende asjade peale, siis me tõesti võime küsida ja soovida, et me teeksime siiski ruumi oma südames sellele Jumala häälele. Ja meil ei maksa karta seda hingevaenlase kisendamist teinekord meile, et mis on sul tegemist. Et nagu tahaks näidata, et temal on meelevald siin maailmas ja tõesti see on muidugi, aga tegelikult on Jumalal see tõeline meelevald, hingevaenlane on võidetud Jeesuse Kristuse Golgata ristil ja me ei pea kartma hingevaenlase küll karjumist või sosistamist või meelitamist, vaid jääma kindlaks Jumalale. Ja selles loos me nägime ka, et Jeesus lahendas selle olukorra ja kuri vaim pidi lahkuma. Ja ta võib ka täna meid uuendada ja puhastada kõigest, siis kui me avame oma südamed talle täielikult ja laseme tal tulla, siis on see suur lootus kogeda seda Jumala häält oma südames ja ta hakkab meid juhtima õiges suunas siin elus. Olgu selleks Jumal meile armuline ja õnnistagu meid kõiki. Amen.
Nüüd on kavas pühapäevakooli osa, kus on lapsed, ei näegi kedagi. Üks, kes seal taga paistab ja teine ja kolmas ka. Ja neljas juba paistab ja äkki on kuskil nuka taga ka veel kedagi. Siis on täna üks laul, mida me siis koos lastega laulame. Ja siis on Kätini poolt sõnum. Tere kogudus, tere lapsed. Üks poiss oli kristlane, kes oli kristlane, valetas üsna sageli, kuid alati püüdis ta end õigustada. Kui ma Jumalalt valetamist andeks palun, siis andestab ta mulle ja ma võin edasi valetada. Isa püüdis poega aidata. Ta andis pojale haamri ja naelad ning käskis pojal iga vale puhul ühe naela värava posti sisse lüüa. Paari kuu pärast oli post naelu täis, aga poiss valetas ikka edasi. Siis ütles isa, nüüd teeme vastupidi. Iga kord, kui sul on kiusatus valetada, kuid räägid ometi tõtt, võid ühe naela välja tõmmata. Poiss tegi, nagu isa käskis. Möödus päris kaua aega, aga kõik naelad said välja tõmmatud. Hästi tehtud, poeg, ütles isa. Kõik naelad on küll välja tõmmatud, kuid augud jäävad alles. Jeesus andestab meile, kui me seda palume, kuid patt jätab meie ellu oma jäljed. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega. Kolosslastele 3:9. Ja palvetame. Hea Isa taevas, õnnista palun tänast lastetundi ja koosolekut ja aitäh, et sina annad meile puhta valge südame. Aamen. Nüüd ennem kui me jutlust kuuleme, siis laulame veel 2 laulu. Loo mulle puhas süda 194 ja võtta aega olla püha 422.
Tere, kallis kogudus! Jah, kui ma viimasel ajal olen Jumala sõna lugenud, siis väga mitmes kohas nagu vaatad, et mida kõike võiks sellest õppida. Ja kui me näiteks loeme Hiobi raamatut, siis Hiobi raamatus me näeme, et Hiob on läbi raskuste, läbi vaeva ja jääb püsima. Aga kui me loeme näiteks kogujat, siis me näeme hoopis teist fookust, hoopis teist pilti. Viimased nädalad minu elus on olnud ka niisugune täis väga huvitavaid läbikatsumisi. Ei ole enam midagi meelepärast olnud, on olnud niisugust ebamugavust palju. Ja selle kõige keskel on alati see nagu need mõtted, et miks mu elus midagi juhtub. Miks midagi juhtub, mis ma nüüd valesti tegin või kas ma sõin midagi valesti või kas ütlesin kellegi kohta halvasti või kas nüüd tahetakse mulle selle läbi midagi näidata. Ja oled siukses keerdkäikudes ja siis mõtled, et mis selle elu mõte on. Täna ei ole ühtegi Samaaria meest, ma ei näe siin praegu, aga Samaarias ma olen mitu korda meestelt küsinud, et kuulge, et mis see elu mõte on? Miks sa täna siin oled? Ma ei mõtle Samaarias või meie siin kogudusest täna, aga miks me üldse siin elame? Mis selle kogu asja mõte on? Või miks tulid sa täna oma elu muutma? Miks meie tuleme kogudusse selleks, et kuulda Jumala sõna või selleks, et laulda issandale? Et miks me seda teeme? Üks raamat on, ma selle raamatu pealkirja täpselt ei mäleta, aga see käsitleb sõna miks. Ja see miks küsimus on üks parimaid küsimusi. See annab palju mõttekohti. Ja kui ma nendelt olen küsinud ka Samaarias meeste käest seda ja ka siin ütleme tuttavate sõprade käest, siis enamasti inimene, kes ei ole kristlane, vastab, et ma tahan pere, ma tahan kodu, ma tahan head töökohta. Kui ma ühe noormehe käest küsisin, kes tuli meile ÜKT-d tegema, et see on siis ühiskondliku kasulikku tööd, küsin talt, et kuule, aga mis selle elu mõte on üldse? Ta vaatab mulle otsa ja ütleb, et kuule, ma olen viimased, ta on noor poiss, ma viimased 18 aastat üritanud sellest aru saada. Aga pidu tahaks panna. Pidu, see on normaalne. Siis ütlesin ka, et nagu mõtlen, et üks päev oled sa 85 äkki, jalad ei kanna, silmad ei näe. Paned ka pidu. Et ei ole ju enam see aeg, eks. Et mis selle elu nagu sügav mõte on, et kui sa üks päev ärkad hommikul üles ja su silmad enam ei näe. Et ma täna olen päikseprillidega enamasti, sest ma käisin silmaoperatsioonil, et ma üritasin praegu uut stiili sisse tuua, aga ma käin silmaoperatsioonil ja pean neid tegelikult kandma. Ja selle juures vaatad seda olukorda ja mõtled, et miks me midagi teeme elus? Kui me silm on pime, me ei näe, meile väga palju, võiks öelda probleeme olemata. Silmahimu ei ole sinu küsimus enam. Kui kompimine kaob ära, eks ole, katsumine, jälle mingid probleemid vähenevad. Himud vähenevad, füüsilised võimalused vähenevad himusi täita. Ja üks hetk sarjud sellega ära. Aga enamus inimesed toovad oma elu mõttes välja selliseid pealiskaudseid mõtteid. Üks noormees ütles mulle, et minu elu mõte on see, et ma tahan oma elu korda saada, et ma saaksin oma lapsega koos elada. Ma ütlesin, okei, see on väga hea mõte. Aga see väga hea mõte on väga lühinägelik. Kuidas sa plaanid oma elu siis edasi minna, kui su näiteks laps tekib mingi konflikt ja sa ei saa oma lapsega enam koos olla, mitte siis sinu tegude tõttu, vaid mingi muu välise tõttu. Ma toon see radikaalse tulemuse, kui sa pead oma lapse matma. Kus sa siis kinni hoiad? No siis mulle öeldakse, et sa oled haige inimene, miks sa nii rumalaid asju üldse räägid. Aga ma ütlen, et see on reaalsus inimeste eludes. Millest sa kinni hoiad? Mis on selle asja sügavam mõte? Kui me vaatame nagu algusesse, täiesti algusesse, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Miks ta seda tegi? Miks ta lõi taeva ja maa?
Miks ta ainult taevast ei loonud? Või miks ta ainult maad ei loonud? Kujutate te seda pilti ette, et Piibel ütleb, et enne maailma rajamist on valmistatud ette see, et Kristus tuleb. Juba ennem seda, kui see loodi, oli teada, et Kristus on see, kes lunastab selle. Järelikult oli Jumalal teada see plaan ja see tahe oli temas olemas. Miks tal see tahe oli? Et näidata oma armastust kõigi rahvaste keskel ja võtta sealt endale osa kõigi rahvaste keskelt. Kui me Jumala sõna loeme, siis me avastame nagu seda, et juudid nagu arvasid, et kõik rahvad ongi juudi sugu, et ega see muud ei olegi. Et kui nad juhuslikult ei hakka juutideks, proselüütideks, lasevad ennast ümber lõigata väga vinks-vonks, et siis võid tulla Jumala juurde. Siis on nagu hästi. Siis sa oled ka üks Jumala rahvast. Jumal ütleb, ei, ma tahan kõigi rahva keskelt võtta kedagi. Et nad kõik mõistaksid, mis on selle elu sügavam mõte. Kui tihti te endalt küsite seda, miks ma siin elan? Või teil on juba selge? Mina küsin seda päris tihti ausalt öeldes. Sest et mina tean, mis mu elu lõppeesmärk on. Jumala sõna on seda mulle valgustanud, Jumala vaim on seda meis esile tõstnud ja see igatsus minus on, et üks päev elada koos igavesti koos issandaga. See on see lõpp. Aga miks ta mind siia maale pani? Miks ta mind selles ajastus lubas sündida? Ma mäletan, kuidas ma lapsena vanematelt küsisin, et miks me ei võinud sündida siis, kui ei olnud veel nagu nii rasked ajad, nagu selles mõttes rasked ajad, et meil 90-ndad, eks. Ja miks ma ei võinud sündida teisel ajal või et miks me ei võinud sündida teise riiki, kus on soem kliima või et miks Jumal üldse Eestimaale lapsi laseb sündida, võiks kõik ju Kreekas sündida, hea soe maa, eks. Lapsena küsid neid küsimusi, aga siis, kui sa lähed tagasi Jumala sõnasse, vaatad seda algust ja sa jõuad sinna algusesse, sinna alguses, kui sa ütleb, et Jumal tahab väljendada oma armastust. Kui me vaatame meie maailma, nagu Toomas tõi välja, Jumal on olnud imelised linnud, imelise linnulaulu. Iga kevad läheb kohe rõõm. Meil on niimoodi, et meil on kodus on aknast kohe on kasepuud. Ja me oleme taevlas ja meil on 2 majal on kasepuud. Ja kui suvel me näiteks jätame akna lahti, siis ma ärkan selle peale, et linnulaulud on. Kortermajas. Ma saan kuulata linnulaulu. See on imeline võimalus. Mul ei ole automüra, mul on imeline äratus. Ja sa mõtled selle peale, mõtled, et me oleme selle kõik ära rikkunud. See on kõik rikutud maailm. Aga juba see on nii ilus, mida Jumal täna on teinud. Kuhu me ennast võime viia, kui me paneme oma sihi valesse kohta? Näiteks väga palju kristlasid panevad oma elu eesmärgi missioni või siis kristliku töö peale. Nende fookus on ainult kristlik töö. Üks pastor, keda mul oli au tunda, tänu Jumalale, ütles mulle niimoodi, et tema alustas siis ühe valdkonnaga, ma täpsemalt ei räägiks lahti, aga ta alustas ühe valdkonna tööga ja ütles, et sel ajal ei olnud perekonnaõpetust. Väga tugevat, väga nõrk perekonnaõpetus oli. Ja ta räägib, ütleb, et näed, et meil ei olnud perekonnaõpetust ja minu töö nägi välja sellest, et ma põhimõtteliselt iga päev veetsin aega teatud seltskonnaga, teatud inimestega ja mul ei olnud oma pere jaoks aega. Mul oli siis teenistusi oli nädalas, see oli kuni 14 või mäeta, see oli ulme number. Ja tema naine käis lõpuks abielu nõustamisel. Sellepärast, et pastor ei tea, mismoodi perekonda juhtida. See vili, mida tema kasvatas, oli küll vaimulikus mõttes suur, aga tema esimene teenimispunkt oli selles mõttes katki. Ja kui see pastor sellest rääkis, ta ütles, oleks mul vaid siis seda teadmist, mis mul täna on. Ja vaata, siin mul tekkis. See vana mees ütleb mulle praegu, et on midagi. On midagi, mida tema sai alles vanas eas teada.
Ja mul on võimalik noore mehena praegu seda kuulda ja tähele panna. Ja see oma elus võtta fookusesse. Ja mõista, et minu elu mõte ei saa lõhkuda ära minu perekonda, sest tema juba avastas selle. Mõtelge korra selle peale, kui palju me oleme pühendunud oma tegevusi ja elu nii palju välistele tegevustele, aga mitte sisemistele tegevustele. Kas või me siin koguduses näeme seda? Kui palju näiteks meie vend Kalle on elanud siin majas. See oli armastusega, ma tean. Kui palju ta on elanud siin majas? Ja kui palju on selle võrra perekond pidanud kodus olema? Palju ta on perest eemal pidanud olema? See on mingi ohver, mida Jumal paneb tähele, aga samal ajal on meie ülesanne olla ka pere jaoks olemas. Ja ma lähen siit hüppan tagasi nüüd sellesse punkti, milles me olime. Ja me loeme koguja esimest peatükki, alates 2. salmist. Tühisuste tühisus, ütleb koguja. Tühisuste tühisus, kõik on tühine. Mis kasu on inimesel koguma vaevast, millega ta ennast vaevab päikese all, rahvapõlv läheb, rahvapõlv tuleb, aga maa püsib igavesti. Ja päike tõuseb ja päike loojub ning läheb tagasi oma paika, kus ta jälle tõuseb. Tuul puhub lõuna poole ja keerutab põhja poole. Keerutades puhub tuul. Ja alustab taas oma ringkäiku. Kõik jõed voolavad merre, aga meri ei saa täis. Paika, kuhu jõed on voolanud, sinna voolavad nad üha. Kõigist asjust, mis väsitavad, ei suuda ükski rääkida. Silm ei küllastu nägemast ja kõrv ei täitu kuulmast. Ma peatun korra siin kohal. See on üks selline väga suur tähelepanek, mida siis antud olukorras Saalomon kirjutab. Silm ei küllastu nägemast ja kõrv ei täitu kuulmast. Kujutate ette tänasest ajastut. Õnneks jätsin selle väikse needuse sinna taha, aga see nutitelefon. Me silmad ei küllastu seda vaatamast. Vaatad noori inimesi. Nad istuvad, nad ei küllastu, see ei saa täis. Nad vaatavad, stimuleerivad kogu aeg oma aju. Ja kui üks ütled neile, kuidas üks pastor ütles, et ma ei saa, et mul laps ütleb, et tee ükskõik mida, aga ära nutitelefoni ära võtta. Et ükskõik mis karistus, aga nutitelefoni ära võtta. Ja sa mõtled seda ajastut, et inimese silm ei küllastu. Ja kõrv ei täitu kuulmast. Me kuulame väga erinevat muusikat inimesed. Mõned kuulavad tõesti sellist, et mis ei ole nagu muusika nime all, vaid võib öelda on rütm. Ja omaette klass, omaette. Aga inimesed ei küllastu sellest. Nad lähevad aina jõhkramaks. Kui näiteks inimene, kes ei tunne Jumalat, võtame kas või siis inimeste seksuaalse mõttemaailma, siis kes ei tunne Jumalat, see läheb aina pervertsemaks. Ta ei küllastu sellest. Talle ei meeldi see, ta tahab veel enam, veel teistmoodi. Me võtame kõigis teistes valdkondades täpselt samamoodi. Kust vähegi annab teisi reegleid kehtestada, sealt minnakse üle viiri. Mis on olnud, see saab olema. Ja mis on tehtud, seda tehakse veel. Ei ole midagi uut päikese all. Vaatame seda maailma, vaatame selle maailma poliitikat, vaatame selle maailma korraldusi, tegevusi. Kõik see on lihtsalt tegelikult printsiipides täpselt sama. Üks suur vale, mida kristlaskond on hakanud õppima, on see, et nad usuvad, et maine võimukandja on nagu kristlik võimukandja. Ta ei ole. Ta on nagu keiser. Ta on nagu Seesar. Ta on nagu Rooma võim, kes vajadusel lõikas sul pea maha. See on maailma võim. See, et sinna sisse on tulnud inimesi, kes usuvad Jumalasse, ei tähenda, et see on veel Jumala kuningriik. See on sellest kaugel, see on väga kaugel. Ja need, kes seal kristlased on täna, nad saavad sellest väga hästi aru. Üks Eesti tuntud poliitik ütles mulle üle-eelmisel nädalal, et Martin, tead, ma olen tähele pannud, et viimasel ajal ei leia enam usaldatavaid inimesi.
Ja ainuke koht, kus ma neid leian, on kirikust. Ja sealgi vähe. Ma ütlesin, et kahju, aga tõsi. Inimese sõna ei maksa enam midagi. Võiks öelda, et ega see pettus ei ole ka uus asi. See on ju väga vana asi. See, kuidas peteti. No, mida siis ütles kurat seal puu otsas? No, võta, maitse. Juhtus suga midagi. See on Jumala mingisugune väljamõeldis. Ta üritab lihtsalt takistada sind. Kus sa paned oma fookuse? Kas sa siis küsid Jumala käest, et Jumal, kas see kutt räägib siin praegu õiget juttu või on see mingisugune saatan praegu siin? Kui me paneme oma fookuse, usaldame maailma võimu, maailma meetodeid, lahendusi, siis me unustame ära, et enne seda maailma meetodit, mida meile täna siin pakutakse, oli olemas ka miski lahendus. No toome näite. Enne seda, kui oli olemas arstiteadus, mismoodi raviti haigusi. Enamasti oli 2 versiooni. Arukas toitumine, taimete kasutus, elustiili muutus või nõidus. Mida Jeesus tegi? Jeesus ütles, ma ei mängi teiega. Jeesus võttis lihtsalt ja läks tervendas inimese vaimu läbi. Jeesus tegi hoopis 3. moodi. Aga maailmas oli 2 varianti. Kas ebajumala teenistus või lihtsalt toitainet, mis meil on. Nüüd, kui me oleme jõudnud arstiteadusesse, nüüd, kui me oleme jõudnud ravimimaailma, siis meile antakse üks lahendus. Usalda ainult seda. Aga kõik teised, kes alternatiivi toovad, on valeõpetajad. See ei ole ka uus asi. Sest seda sama juttu rääkisid ka ebajumala kuulutajad siis, kui Kristust kuulutati maailmas. Täpselt sama juttu. Usaldage meid, me oleme teie keskel siin kogu aeg olnud. Vaata, kui palju järgijaid siin Artemise templis on, eks ole. Vaadake, kui palju neid on. Aga need veidrikud, kes siin turu peal üritavad mingisugust uust usku kuulutada, neid ei maksa üldse kuulata. Nad ajavad mingit muud jamas. Ärge usaldage neid. Aga mis on tunnustäheks? Mis on tõde? Kuidas me teeme vahet tõe ja vale vahel? On läbi selle, et Jumala vaim, kes on meie sees, tunnistab meie poolt või meie vastu. Ta annab meile mõista, kust uskuda ja kust mitte. Ja ta ütleb, et Jumala sõnast me leiame, mis on tõsi. Minu arust on ju Piibel üks parimaid raamatuid. See sõna iseenesest kannab seda mõtet, katsu mind läbi. Ära usu pimesi, katsu mind läbi. Jumal ütleb, pane mind ometi proovile. Ta ütleb seda isegi 10. kohta, pane mind ometi proovile. Siis mõtled, oot, mis asja, et Jumal kutsub ennast proovile panema. Kuidas see nüüd teoloogiliselt, et ta on ju kõik võimas Jumal ja niimoodi, et me ei tohiks teda üldse nagu... See ei ole see, et sa lähed taga nagu üleolevalt suhtuma, vaid et sa ütled talle sinu sõna põhjal, issand, nagu sina oled öelnud, me läheme selle teemaga, tuleme sinu ette ja me palume sellele lahendust. Või on midagi, mille kohta võiks öelda, vaata, see on uus. Kindlasti oli see olemas juba muistsetel aegadel. Mis on olnud enne meid? Ei ole vaid mälestust endistest asjadest. Nõnda ei ole ka mälestust tulevast asjadest. Neil, kes saavad olema veelgi hiljem. Kui ma mõtlen elu mõtte peale, siis mul tekib see küsimus, et kui Jumal lõi maailma ja inimene langes pattu, siis mul nagu hakkab lahti rulluma see, et mida ta siis üritab teha. Mitte ta ei ürita, vaid mida ta teeb. Kui ma küsin inimese käest, kes ei tunne Jumalat, et okei, mille peale sa oma lootuse paned? Mis on elu mõte? Kus on see fookus? Siis ta ütleb mulle, et minu fookus on minu perekond, minu kodu, minu naine, minu lapsed, minu mees. Mis iganes nendel on, nad panevad selle maise asja peale. Kelle peale? Mille peale? Selle peale, mis kuulub Jumalale.
Sinu auto, sinu maja, sinu kodu, sinu naine, sinu lapsed kuuluvad kõik Jumalale. Nad on tema oma, ta on tema loodu. Ta on tema käes. Ta võib selle võtta nagu Hiobilt ja võib selle anda. Ja nüüd, kui me paneme oma usalduse nende asjade peale, siis vabandust, fookus on vale. Aga kui on olemas, juhul kui on olemas maailma looja, siis peab olema ka mingi võimalus temaga mingit suhtlust arendada. Sest et kui on olemas maailma looja, siis on olemas ka tagajärg meie tegudel pärast meie surma. Miks see nii on? Sest muidu oleks surm väljapääs patust. Aga surm on palgapäev. Kui me vaatame piiblist, siis surma käsitleb piibel kui palgapäeva. Me saame kätte omal teenitud palga. Üks igaveseks eluks ja teine igaveseks hukatuseks. Ja kui me oleme palgapäeval, me tahame hästi palka saada. Aga kuidas me saame hästi palka, kui isa taevas ütleb, et palun, siin on teile seadus, nii, täitsid. No nii, kes siit ei ole valetanud? Kes ei ole valetanud siin? Kõik oleme valetanud. Kes sa siis oled, eks ole? Nagu Ray Comfort on üks mees, ütleb, et käib tänaval evangeeliumi kuulutamas. Kes sa siis oled? Valetaja. Me kõik oleme valetajad. Kes siit ei ole mitte kunagi varastanud? Mitte väiksematki asja. Siin inimesed kõik peavad tunnistama, et mingi tikutopsi või midagi ikka olen, eks. Olen varastanud küll, jah. Näe, kes sa siis oled? Ma olen siis varas. Ei, sa oled valetav varas. Ja mida peaks valetava vargaga tegema, Jumal siis? Ja siis jookseb inimestel kokku. See on see moment, kus nad mõistavad, et nad on süüdi. See on see, mida Jeesus kasutas selle sama suure variseride antud nii-öelda juristi pool, kui jurist läks tema juurde, ütleb, aga kes on mu ligimene? Ja saad aru, see, mida Jeesus täna tegi, Jeesus viskas seadus inimesele ette, ütles, palun, siin on seadus, kas sa oled täitnud? Ja paratamatult seaduse ees peab igaüks ütlema, et ma ei ole täitnud. Ja kui me jõuame seaduse ees seda, et me ei ole täitnud, siis meil on olemas maailma looja. Meil on olemas seadus, mis ütleb, et me ei tohi teha. Meie südames on hea ja kurja tundmine, mis on ka nendel mööduvatel inimestel siin täna. Neil on hea ja kurja tundmine. Keegi ei saa öelda, et tal ei ole mitte midagi. Ma ei tunneta, ma ei tea, mis see on. Psühhopaadid, diagnoosiga mehed, võime öelda, et jah, võib-olla nendes on, aga nad mõistavad seda, et nad on teinud kurja läbi selle, mida nad näevad. Eks nad ei vabane. Ja neil on hea ja kurja tundmine. Aga kuidas ma saan lahenduse? Kuidas ma saan lahenduse selle Jumala käest, kes on loonud taeva ja maa, kes on andnud mulle elu, ta on ütelnud mulle, mida ma pean tegema, ma ei ole seda teinud, ta ütleb, et minu tagajärg on põrgu, aga mida ma saan teha? Mitte midagi. Kustub hääl? Mitte midagi. Midagi ei saa teha. Aga kujutate seda pilti ette, et kui nüüd täna tuleb teie telefonisse sõnum. Ja sõnumis on kirjas siuke lause. Igaüks, kes astub Swedbanka kontorisse sisse, läheb telleri juurde, ütleb, palun mul 1 miljon, saab 1 miljoni. Igaüks, kes tõuseb püsti siit, läheb telleri juurde, ütleb, palun mul 1 miljon, saab 1 miljoni. Ja siis mingi ports inimesi ütleb, aga mina ei lähe. Aga mina ei lähe, sest ma ei ole määratud minema. Sa mõtled, et see inimene on napakas. Miks sa ei lähe? Sul on antud kõik asjad olemas, kõik võimalused olemas. Ja siis sa loed Jumala sõna, ütleb, igaüks, kes tuleb, kes hüüab appi issanda nime, see päästetakse ja mõned ütlevad, mina ei tee seda. Mina ei võta issandat vastu. Miks sa ei võta? Sellepärast, et Jumal ütleb mulle, et ma pean alistuma. Ja see väljendab, et selle inimese süda ei ole muutunud. Aga mida Jumal tegi? Kujutate ette, ta loob maailma. Ta annab kõik selle, mis siin on inimesele, ütleb, kanna selle eest hoolt. Teid sagu palju. Valitsege selle üle. Ja mida inimene teeb? Ta rikub kõik selle ära.
Ja mida Jumal ütleb? Ma saadan oma poja. Ma saadan oma poja. Nende patuste pärast, minu pärast. Ta saadab oma poja ja ütleb talle, mine sure seal risti peal. Ja poeg ütleb talle, jah, isa, ma lähen. Et võtta igalt poolt sulle rahvast. Et sinu õiglus, Jumal, isa, jääks püsima ja et mina lapsena võiksin olla koos sinuga kirgastatud selles kõiges. Ja siis ta tuleb alla, ta tuleb inimeste keskel, ta sünnib lapsena, ta kasvab üles, ta on kiusatud kõigis nendes kiusatustes. Ja alates tema täiskasvanu päevist tal antakse võimalus teha Jumala riigi tööd vaimus ja väes ja ütleb, meiegi peaks saama selle väe sarnaseks, meie selle teo sarnaseks. Ta antakse kõik see ja siis tema vennad võtavad ta ja löövad ta risti. Piibel ütleb oma maiselupäevil ta palus isa siis Jumalat, et kes võib ta päästa surmast. Ja ma mõtlen, see mees, kes oli kõige õigem maailmas, palus, et teda võiks päästa surmast. Ja meie võtame seda väga elementaarselt. Ükskord päästetud. Ma kunagi panin oma usu Jeesusesse. Nüüd on normaalne. Elu on lillna. Teen, mis tahan, nagu ka Kätlin sen enne luges, et küll Jumal andeks annab. Ja ma mõtlen, Jeesus palus. Tema palus oma elu eest. Ja siis ta ütleb, ma tõusen üles. Ma tõusen üles. Kui Jumal oleks saatnud oma poja ja ta oleks jäänud hauda, mis siis oleks? Meil oleks üks lugu ühest tüübist, kes tuli ja suri. Oli kord üks mees, kes oli äge tüüp ja ta suri. Nagu Eelja. Elisa. Elisa oli lahe mees, käis ja tegi trikke. Surnu luud isegi need pärast läksid sinna mingi laps visati auku ja sõusis surnust üles. Vinge mees oli. Ta oleks samasugune nagu Eelja, üks prohvetitest. Täpselt see, mida ütlevad täna kõik teised usundid, kes ütlevad, et Jeesuse nimeline isik oli olemas. Nad ütlevad seda sama. Ta oli üks isikutest, üks nendest prohvetitest. Ja Jeesus ütleb, ei. Ma olen isa poeg. Ma olen isa poeg. See on umbes sama hea, et praegu Sannor ütleb, et ma olen Embo poeg. Ma olen Embo poeg. Ja siis teised ütled, ei, sa oled see Embo sulane. Sa oled see Embo kojamees, käid seal korjamees. Ei, ta on Embo poeg. Siin ei ole mingit küsimust. Need kaks on ühest perest. Ja millega ta seda kinnitas? Ta tõusis surnust ülesse. Tema ohver võeti vastu. Ja ta ütleb nüüd, igaüks, kes paneb oma usu minusse, võib pärida igavese elu, sest nii nagu tema äratati ülesse surnust, äratatakse ka kord meid, kes me paneme oma usu elavasse pojasse. Mitte surnud ristile, vaid elavasse pojasse, kelle läbi päästetud on kogu maailm. Ja minu jaoks, kui ma loen seda kogu ja kirja, siis minu jaoks hakkab nagu käima lahti see. Ma vaatan, ta räägib tühisusest, sest see maailm ongi kõik tühine. Lõppude lõpuks see kõik põleb ära. Ka meie ihud üks päev enam ei ole siin, nad on muld. Aga vaim. Ta ütleb 12. peatükkus, mõtlema loojale oma nooruspäevil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled, need ei meeldi mulle, sest põrm saab jälle mulda, nõnda kui ta on olnud ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Tühisust ja tühinesus. Kõik, ütleb kogu aeg, kõik on tühine. Ja seal lõpus ütleb ta veel, ja peale selle mu poeg, võta kuulda manitsust. Suurel raamatute tegemisel pole lõppu ja suur agarus väsitab ihu.
lõppsõna kõigest, mida on kuuldud, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Mitte ainult nende inimeste kohus, kes teavad nendest praegu siin ruumis, vaid iga inimese kohus. Sest Jumal viib, miks? Sest Jumal viib kõik teod kohtusse. Mis on iganes salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Kõik, mis on salajas, tuleb ilmsiks. Kõik, mis on kord kinni kaetud, lihalikul viisil, ilma Jeesuse vereta, saab lahti võetud. Seepärast tuleb meil oma patud tunnistada, oma suhtumised maha panna, oma mõttevisid lõpetada, mis ei ehita üles Kristuse kogudust, vaid kisuvad seda maha. Seepärast tuleb meie suhtumine ühiskonda, inimestesse. Mitte võtta kui nad on määratud Jumala juurde tulema, küll nad siis uksest hakkavad sisse astuma. Ei. Meie oleme vahimehed, kes valvavad selle Haapsalu linna üle, kes palves kannavad seda, kes seda teedel kannavad, kes seda kõnes kannavad. Meie ümber on inimesi, kes lähevad hukka. Ja Spurgeon oli minust mees, kes ütles selle kohta, et kui sina ei tunne vajadust jagada seda päästet teistele, siis ma ei usu, et sa ise oled päästetud. Karm sõna, aga tõsi. Sest elu mõte kui selline, maise elu mõte on kokku võetud minu arust selles eesmärgis, mida käsitleb Peetrus esimeses kirjas, esimeses peatükis, 9. salmis. Kui te võtate vastu usu eesmärgi, oma hingede pääste. Ja pääste on püsiv pühitsus issandas, püsivalt pühitsemine. Ma püsivalt kasvan Jeesusega koos, käin sellel teel ja kui ma komistan, siis ma hüüan appi tema nime, sest tema nimi on ainus, mis mind päästa saab. Mul ei ole ühtki teist nime, nagu Peetrus ütleb. Ma ei saa kellegi teise juurde minna. Kuhu meil minna on? Paul Washer oli üks jutlustaja, kes ütles niimoodi, et isa, sõna-sõnalt ma täpselt ei mäleta, aga see mõte oli see, et ma usaldan Jeesust üle kõige. Ja kui tema mind ei suuda päästa, siis ma lähen põrgu ja mingu siis. Aga ma usaldan teda. Kui tema veri ei ole piisav, et mind ära päästa, siis ma lepin sellega, mis ma saan. Sest et ühtegi teist nime ei ole maailmas. Ja kui ma mõtlen meie elude peale, enda elu peale, siis meil ei ole teist nime. Meil ei ole teist teed. Meil ei ole teist lahendust. Kui üksnes minna isa trooni, et öelda, isa, sinu poeg on andnud oma elu meie eest. Palun anna ka meile seda usku ja armastust isekeskis, et me võiksime siis selle poja väe läbi ka siin maal tegutseda, kanda vilja. Ma loodan, et me leidsime siit sellest vähemalt midagi, mida meie süda igatses kuulda Jumala poolt. Sest et täna need mõtted, mida ma jagasin, ma palusin, et Jumal tõesti täidaks selle oma vaimuga. Ja ma palun tõesti seda, et me leiaksime seda aega mõtiskleda natuke rohkem süvitsi oma kutse osas, mis käib koos selle päästega. Mõtiskleda need asjad osas, mida me saame Jumala riigis oma panusena teha. Teate, teinekord ei ole see üldse vaja see, et sa lähed tänavale ja võtad kodutu ja annad talle kodu ja töökoha ja kõik muu. Teinekord piisab sellest, et kui sa lähed oma venna juurde, ütled, et kallis vend, et tule istume, palvetame koos, ma tahan palvetada su pärast. Või kallis õde, et ma näen, et see on raske, kas ma võin sulle toidukoti koju viia. Need on väga suured asjad. Tõusen palveks. Meie isa taevas, kes sa oled juba täna meile nii suure kingituse teinud, et sa oled oma poja andnud, et me võime tulla sinu ette ja paluda armu sinu käest. Meil ei ole ühtegi teist nime, millega tulla sinu juurde, isa, kui üksnes Jeesuse nimi ja me tuleme tema nimes ja palume, issand Jeesus.
Jeesuse läbi, et see, Isa, et see arm, mis sa Eestimaal oled andnud, et see võiks kanda meid edasi, et meil võiks olla seda aega siin tõesti kuulutada evangeeliumi rahus, mitte tagakiusus. Isa, me palume rahu Eestimaale, tarkust Eesti valitsejatele. Maailm on täis neid sõnumeid, mida sa oled ütelnud, et viimsel päevil saab olema, ja need on kestnud juba aastatuhandeid, igasugused sõnumid, mis on tulnud läbi aegade. Iga generatsioon, issand, on tulnud sinu juurde palves, et kas nüüd on lõpp käes, kas nüüd on lõpp käes, issand, aga me näeme ka sinu sõnast, et meie fookus ei pea olema viimse kohtupäeva tunnis, vaid igas päevas, mida me elame sinule. Et see päev teeniks sind, issand Jeesus, ma palun, et meie võiksime olla valmis selleks. Isa, ma palun, et kui meie koguduses siin ruumis praegu on inimesi, kes ei ole oma elu sinule andnud ja ei ole õigeks mõistetud Kristuses, siis sina puudutaksid oma püha vaimuga neid ja issand, tõesti muudaksid nende südame. Et nad ei peaks hukkuma. Issand, kui meie oleme suhtumistega teinud pattu inimeste vastu, et meeleparanduses me võiksime, issand, mõelda teisiti. Isa, kui meil on siin kodudes inimesi, kes on haiged ja vaevatud, ka issand, minu vanaema, kes ei saa tulla koguduse koosolekule, issand. Sa näed neid vanaduse päevi, mis ei meeldi inimestele. Ma palun, et sa tooksid armu nendesse eludesse, tooksid lahendusi nendesse muredesse. Ja ma palun, et usukindlus, see püha vaimu osadus, issand, et see võiks püsida nendes. Et igaüks, kes ka seda kodus pärast raadios kuulab, kes on olnud eemal meie kogudusest, võiks saada üles tõstetud ja kosutatud hinges. Et tema fookus ei oleks mitte meie jutluste peal, vaid issand sinu peal, kes sa oled surnud meie eest. Isa, ma palun, et sina annaks armu. Et sina oleksid oma väega siin paigas ja tõesti puudutaksid igat ühte, kes vajab sinu puudutavat väge, issand. Ja palun, et iga sõna, mis on tühine ja mõttetu, issand, võiks inimeste mäludest kaduda ja iga sõna, mis on issand olnud sinu vaimust, võiks olla üles ehitav ja meelde jääv ja issand teha selle, milleks ta on läkitatud. Palun seda Isa, Poja, Püha Vaim nimel, aamen. Me võime istuda. Täname need sõnumite eest ja tõesti see on kindlasti meid kasutanud ja oleme võinud selle oma südamesse lasta ja südame avada. Ja kindlasti Jumal teeb siis oma head tööd meis jätkuvalt edasi, ka kui me läheme igapäevaeluga edasi ja olukordadega, mis meie ümber on. Aga praegu me võime tuua ka oma ohvrianni, mida me oleme kaasa võtnud Jumala riigi heaks ja selle ajal me kuuleme muusikapala.
ja issand, võime tuuma tänu, et tõesti meil on, issand, sinu armu vaja iga päev, iga minut, iga tund. Võime oma lootus, issand, sinule panna ja tänada, et sina kannad oma lapsi, kui me tõesti oma pilgust sinule tõstame ja tänus ja usus sinule vaatame, siis sina, issand, oled ustav ja vägev meid edasi viima ka selles maailmas, kus me praegugi liigume. Täname, issand, et sa tahad õnnistada meid kõiki siin, mida me oleme kuulnud sinu sõna siin täna. Issand, täname, et tahad õnnistada ka kokku pandud ohvriandi ja õnnistad ka üksikud ohverdajad. Tänu, issand, kõige su eeldus ning armu eest. Aamen. Võime istuda veel ja paneme tähele teateid, et on võimalus koguneda kolmapäeval piiblitundi 6:30 õhtul ja reedel on nagu ikka noorteõhtu kell 7 ja siis, kui Jumal lubab, siis järgmisel pühapäeval oleme jõudnud juba juunikuu sisse ja siis on ka issanda surma mälestamine. Siis on tervitused ja ma sain teate, et on kogudus tervitamas Tiiu ja Eenok Palm, kes olid eile seal kuskil Asuküla kandis Heino ja Merikese kodus ja palusid kogudust tervitada ja Elari Puu ka. Need võtame tervitused vastu ja siis saadame ka tagasi, kui on kohtumist. Siis on veel teada, et on ilmunud infoleht, kes ei ole veel endale leidnud, selle siis on see võimalik leida ja kaasa võtta. Ja siis on mul üks teade veel, et järgmisel pühapäeval on Pühapäeva kooli lõpupidu. Kuidas see toimub, eks need õpetajad siis teavad seda ja see on võib-olla lastele siis üllatus, aga siis on see selle aasta Pühapäeva kool läbi. Ja meie koosolek hakkab läbi saama ja võime veel laulda lõpulaulu, milleks on siis number 471, kui Jumala rahu on hingeses mul ja me võime tõusta.
aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev. Temale olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses ajastut ajastu kõigi sugupõlvedeni. Aamen.